Nii, olen liigi. Neiupäeva nimi Ilves, aga nüüd olen Laar. Küüditati meid 49. aastal Siberisse, Irkutski oblast, Tšerempova linna. Ema, isa, vend ja õde. Nii, vend õppis 3. klassi poiss oli, mina oli 5-aastane ja õde oli 3-aastane. Olen siin kaasapäeval Maidi pool. Maidi on minu lelletütar, isad olid vennad ja iga aasta käin siin, kui on aega ja ruum. Ja kas see Irkutski elu, see Tšerempova vanemad töötasid kaevanduses, ema oli kaevandus, isa oli elektrik. Ja siis algul oli ikka see väga raske elu. Olime Tuulas, viidi Tuulameid, seal oli nii palju vange ja seal oli nii palju täisid, need naarid olid kõik täisid. Siis põdesime haigusi igasuguseid. Ja siis viidi edasi, anti ega külmunud kartulit ja neid me ise käisime salaja võtmas, kuna ema oli kartulipõllul ja saime külmunud vilju ja siis viidi edasi nii linnast linna ja siis lõpuks sattusime vangilaatse, kus oli 14 inimesele parak, 14 perekonnale parak ja seal oli 14 peret ja seal oli ka leedulasi ja suur see selline nagu küla oli ja siis ükskord pandi see küla põlema ja see meie maja nagu põles päris maatasa. Ema sai mul tugevat põletushaavu ja siis anti meile ka sinna vangilaagrisse jälle ühtetoaline korter, kus elasime 5 ja vend vabanes 53. aastal, siis lasti lapsed vabaks, tema tuli Eestisse, läks Võru tööstustehnikumi ja meie tulime siis koju 58. aastal. Aga mis oli see süü, mille eest? Mis tähendab kulak? Oli teil siis päivilisi või? Ei, no ma ei tea. Mille alusel tunnistati kulakus? Tunnistati sellepärast, et olid nagu hobused ja rehepeksumasinad ja need traktorid ja sellepärast, no isa. No ma ei tea, sa tead, aga oli ju jah. Aga sul isa jäi maha esile? Isa jäi mul üleüldse maha, jah. Isa tuli ju mõne kuu pärast järgi. Isa oli veskil ja isa ei teadnud, et neid ära viidi. Jah, siis nii. Jah, elas pagulas. Kurb, väga kurb. Jah.